No millest me alustame tänast saadet? Alustame ruladest äkki. Tegelikult tavaliselt alustame vaatajate tervitamisest. Tere! Meil on tekkinud, vaata, kunagi see tekib. Meil on tekkinud kaamerakramp. Absoluutselt. Ja ükskord see ikkagi tekib, et me oleme teinud juba, ma ei tea kaua, me oleme teinud 8 aastat neid saateid. Ja mina ei oska täna kuskil käsi panna näiteks. No, mina võtsin kaasa termose, ma saan juua. Just. Oleme tulnud lauluväljakule lihtsal põhjusel, sest mida tehakse tavaliselt lauluväljakul? No, sõidetakse võidu. Just nimelt, et selleks ehitatigi lauluväljak, et siin saaks teha drag race'i ja meie siis sõidame võidu, meil on oranž rula, oranžide ratastega ja on siniste ratastega. Ma panin oranžid kindlad selle puhul, vaata kui äge on praegu. Ja panin ka sellised sokid, kus on oranžid triibud. Ärge sokkidest ülespoole vaadake. No okei, ma saan aru, et sa vihjed, et ma ei ole rannas käinud palju, aga saad aru, et tööinimesed ei jõua randa. Nad peavad ikkagi kuidagi muud moodi maskeerima. No kes teab, millest me räägime, see juba tegelikult ütleb, et mida te mehed mölisete, et miks te ei räägi asjast, Ego 2. No Ego 2, palju seal asja on nagu? No alustame ratastest. Sinised rattad on ja mustad rattad. Rattad on teisest materjalist, et siin on, eks ole, oranžid rattad, siin on sinised rattad. See natuke pehmemad on ka sinna. Ei tea, võib-olla on ühel kummid rohkem täis kui teisel lihtsalt. Põhimõtteliselt on enam-vähem sama laud. Laud on nüüd nii palju erinev, et Ego 2 laud on kõva. No mina siin ütlen ära kohe selle ka, et ta on ka lühem, et sellepärast tundub ka kõvem. No aga tead, siin ongi võib-olla auhinna küsimus, siit kujunebki praegu näiteks välja, et kui palju vana rula on lühem sellest uuest? Jah. Küsime niimoodi. No küsime niimoodi, jah. Ja auhinna mõtleme järgmiseks saateks välja. Näiteks, eks ole. Ja muidugi märgatavalt on erinev, siis meil teljevahe on selle nimi, eks ole. Teljevahe on just. Ja siin on omadus ka, et tagant on natukene läheb kõrgemaks uus Ego 2 siis. Ehk et saab siis niimoodi otsa tõsta paremini, sest et vana oli nagu ikkagi selline puhas longboard. Ja vana vetrub, et vaata. See ei vetru kuskil. Ei vetru, vaata. Ma olen ikka 6 korda raskem kui sina, aga midagi juhtu. Üldiselt ega siia võib korra peale kastada. Näed, no ikka paindub, eks ole. Ja nüüd hüppan siit, ma ei hakka siit hüppama vist selle. No ma hoian kinni. Nii. See ei vetru kuskile. Okei, aga üldiselt mootorid on neil samad. Mootorid on samad, kõik see, mis all on ka muide sama, et siin on nagu näha on siin all. Teisele poole. No näitame teisele poole. Just. Et näitame niimoodi, noh. Need on ka oranžid ja muideks need on asjad, mida võib öelda, näed, et vanal rulal on näha, et ta paindub nii palju, et need kipuvad murenema. Uuel seda nagu ei juhtu. See konkreetne on saanud vatti ja kilomeetreid juba üksjagu. Aga vatti ja kilomeetreid nad läbivad sama palju? Siin võiks olla ka auhinna küsimus, sest tegelikult on neil kõik asjad samad, aga siin ütleb Unique meile, et see sõidab läbi 18 miili. Mina personaalselt sõitsin temaga läbi natuke üle 20 gildi ja ta ei olnud veel päris tühi. Et võib-olla on siin isegi mingi tõetera sees, aga tegelikult nad peaks olema ikkagi, seal ütleb 20 gildi juures, aga kes tahab korrutada, saab teada, et 18 miili on natuke rohkem kui 20 kilomeetrit vist. Ja juhtimiseks on ikka siis pult. No jah, nüüd on värvivahe jälle, et see on sinine, eks ole. Muidugi peab ütlema... Me võiksime ka ära vahetada näiteks proovida sõita nii. See oleks hea mõte. Või siis loomulikult on veelgi variant on sõita 2 rulaga. Kahe rulaga. Pulti, et sul üks käsi on vaba. Et sa saad nii pidi ka sõita, aga värve on tegelikult 3. Meil on siin praegu sinine, et kui vana rula oli ainult oranž, siis uusi on tegelikult rohelist ja kui ma nüüd ei eksi, punane just nimelt, jah. Nagu RGB on see, vaata. RGB on siis uus rula. Ja siin teisel pool oli siis ainult USB-auk, eks ole. Ja üks port selle jaoks, et saab ka tegelikult ühendada ära ju telefoni siia küll ka äpiga sõita. Telefoni saisid kuskilt laadida muide. Siin on USB laadimiskoht ja siin kõrval on üks pisike selline nupuke, millega siis ma saan aru, et tuleb juhtida seda, et kas on paaritaja või ei ole paaritaja. Ja, et kummaga sa oled paaritunud. Just nimelt. Aga paneme hääled sisse ja hakkame siis kohe praktilise osaga pihta, et vaatame kumb on kiirem, eks ole. Vaatame, kumb kiiremini töölega läheb. 1, 2 ja... Oota, ära vajuta, mul ei ole nuppu. 1, 2 ja 3. Ja nüüd pult. Sul vist juba töötab või? Just. Aga mul ei tööta. No näed. Näed, nüüd alles hakkas tööle. Just. Uus on palju kiirem tegelikult. Et seda ma panin tähele ka ükspäev, kui ma vaatasin neid natukene sinu poes seal. Et kui sisse välja lülitada, siis tegelikult peaks see asi natuke kiiremini käima. Nii, aga kuidas teeme? Kas annan meistersportlase kätte? Samas mul on kindlad. Sul on ohutum nagu juhtida neid. Ma astun nüüd paar sammu kõrvale ja mina teen seda
nagu, ma peaks tegelikult isegi natukene eemal üksteisest. Ja ma teen siin kõrval seda, või siin ees seda läks, nagu tavaliselt teevad tüdrukud. Sa pead nii tegema? Ma teengi niimoodi. Ma tunnen natuke allapoole niimoodi. No. Ja 1, 2 ja läks. Ütleme nii, et vist midagi vist on nagu natuke paigast ära meil. Ma kardan, et see... Alustame otsast peale. Teeme ühe katse veel või? Teeme teise teigi. Teeme kolm katset. Teeme 3 katset. Ma kardan, et see vana rula, et äkki sa tood need ära. Ma nii kohe reguleerin. Ma kardan, et see oli meil kilpkonna režiimis. Vana rula, jah? Vana rula. Et teadupärast on siin näha, et võime kohe kaamerasse näidata. Et siin on siuke pisike lüliti. Ja ühel pool on kilpkonnad ja siin jänes. Et Unique'ile väga meeldib selline looduslähedane lähenemine. Ja nagu näha, selle vana rula pult ilmselt see pisikene lüliti on siin natukene selle kilpkonna poole läinud ja aktiveerinud kilpkonna. Nii et peame nüüd puldid ümber programmeerima, võtma siit pastaka, lülitama klõps, lülitit ja siis on kohe meil 2 jänest. Nii, oled valmis? Olen valmis. Vilguvad. Vilguvad. Panen põlve maha ka niimoodi. Nii. Kuidas see käis niimoodi? Aga see on eespool, ei ole või? Ei ole, kõik on hästi. Kõik on välja mõõdetud, sentimeetri pealt paigas. Üks on lühem lihtsalt. Nii, olen valmis. Niimoodi. Aga näed, kuule. Mulle meeldib, et nad läksid risti niimoodi. Nad tahtsid üksteist. Üks läks küll nüüd aialt läbi. Kaugemale kui pidi. Aga midagi pole öelda. Uus on kiirem. Uus on kiirem. No, teeme 3. katse nii, et lähme ise peale. No proovime. Teeme nii. Mina võtan uue. Sa võtad uue või? No nii, võtta ise uus. Davai, reis, võta uus siis. Nii. Sa tahad võita jälle, ma saan aru, jah? Nii, palun. Kas sina oled stardi või? Oota, sa oled ju tagapool, kurat. No sa tule õigesse ka, joone peale. Ma ei saa ju takurdada. Nii. Nii, et... Nii, no. Ma loen siis 3, 2, 1 ja start. 3, 2, 1, start. Kuule, peab ütlema, et ei olnud vahet, näed. Et sa said parema stardi. Ma ei julgenud kurat vajutada ka. Aga teeme siit poolt veel ühe. Nii. Tead, ega päris spooky on see. On, et rebib päris hästi. Nii, 3, 2, oota, sa oled jälle eespool, kurat, oota. Ära hakka, no. 3. Varastada. Ma sõidan kogu aeg taha poole, nii. 3, 2, 1, start. No, kuidas meile tundub? Tasavägine. Aga hästi on. Selles mõttes, et jääb viiki. No jääb viiki, jah. 3. veel siis. Me oleme teiks kokku juba 6. Oota, kus sa sõidad nüüd? Sa sõidad stardipunkti, nii. Mulle meeldib see koht startimiseks rohkem, siis ma võidan. Nii, ikka valmis. Nii, oota, ma hakkan jälle sõitma. Nii, oota, ma ei saa tagasi. Kurat, võiks tagurpidi käika. Nii. Siin on vaata väike... See soon on täpselt, see pane sinna sisse ratas. Ta ei jää nagu siia hästi kinni. Nii, seal on väike sooneke. Vaat nii, see on ka õige koht. Järgmine, nii. 3, 2, 1, start. Ma olen oluliselt poolu joonenemisel, aga see ei aita. No hea küll. Kui mehed on peal, siis ei ole kiirusel vahet. Siis tundub vahet, jah, aga kui ei ole peal, no laseme ilma meesteta tagasi, jookseme ise järgi. Siis me peaksime olema niimoodi, et ka kaalu pealt üle käima. Palju on kaalu vahe? No vaat, ilmselt ma olen ikkagi 3 korda kergem. Nii, 3, viimane võte. 2, 1, start. Ja näed, kui ei ole kaalu peal, siis... Altkiirendus on parem. Siis on parem, jah, aga kaal peal ei ole vahet. Et kui te tahate nüüd rulaga siis niimoodi sõita, et te ise peal ei ole, siis igal juhul tuleks võtta see Ego 2. Kindlasti. Et siis on selge pilt, et igal juhul te võidate drag race'i, kui tulete katsetama. Aga kui ise ka peal olla, siis kiiruse mõttes ei ole vahet. Ma ütleks, et sõidu mõttes on siis kindlasti see vahe, et see on ikkagi pehmem. Et minul plagistas nagu hambaid see rohkem. Ja, no see on selline nagu, ütleme nii, et niisugune Subaru.
no mida muidugi siin nagu rulamehed nagu sina võid ka meile demonstreerida, et sellega saab ju keerata vaata ühe telje peal. No need on lihtsalt erinevad lauad selles mõttes, et see on ma tahtsin seda ennem näidata, aga mul ei tulnud see välja. Sa mõtled nagu, et niimoodi ots püsti lausa? No ikka tõmmata ikka ots püsti. Aga mul ei ole kaitsmeid, kas ma võin proovida? Nii, no palun, sa oled ise kergem, sul on lihtsam. Aga noored ka vaatavad nagu ja seda ja siis ma tulen eest ära. Sa mõtled niimoodi keerata? Ja just, noh. Näed, sa ju hoolimata oma kõrgest east täitsa teed seda, eks ole. Siis ma võin sõita ka natuke näed. No. Et siin tulid ka meil neljajalgsed sõbrad vaatama meid. Kas sa oled näinud kunagi, et mõni koer sõidab rulaga? Ei ole, aga seda võiks proovida. Kas saaksime proovida? Kas koer sõidab rulaga? Kas tahaksid sõita rulaga? Ta vist ei ole kogemust. Nii. Mida me võiks siis öelda nüüd selle kokkuvõtte kohta, et kui sa oled tõeline rulamees, nagu sina meil oled, Kaspar, siis võid võtta nagu Subaru. Igal juhul, jah, sest et sellega saad sa tõsta, aga kui sa oled selline kööbakas, nagu mina olen natukene, siis mina sellega... Cadillaci võtma. Jah, et mulle sobib see paremini, sest sellega ei saa seda nokka niimoodi tõsta. See on stiilne ka nagu, et see on nagu klassikaline longboard ja sellega nagu äge lihtsalt kulgeda niimoodi, et see on võib-olla siin linna vahel hea nagu täristada. Sidadamat asfaldit kindlasti nõuab see. Just. Ja muidugi auina küsimus, me küsisime selle ära. Küsisime ära juba, jah. Muideks, meil oli diiser ka. Diiser oleks meil äärmiselt meelest ära. Ma lähen kohe toon diiseri ka. Diiser, ma proovin nii kaua paaritada siia külge oma telefoni. Ma mõtlesin, et ma proovin sellise asja ka ära. Et siin selleks on vaja teha sellist natukene sisse-välja lülitamist. Ma tõin diiseri. Sa temod midagi? Ei, sa võid näidata diiserit. Ma valmistan ennast ette, et ma saaksin panna siia telefoni külge. Nii, meie diiser on uue tehnika maailma esikaanel. Et see on muidu auina küsimus, keegi ära arvata, et mis või kes on siin diiser. Et tegelikult on diiser see siin. Ma võin selle otsida siit jutust ka välja. Et siin uues tehnika maailmas nimelt on pikem võrdlus kõikidest nendest tasakaaluliikuritest, ägedamatest. Loomulikult on siin nagu näha ka esitatud soloviil, eks ole. Aga ka igasugused muud vigurid. Ja nendest muudest viguritest me tahaks väga sõita sellega, aga meil ei ole seda. Aga Kaspar ütles, et tema nägi, et selline sõitis talle ükskord vastu koos siis, kuidas öelda, operaatori või piloodiga. Ja, see piloot sõitis sellega Aia tänaval, Revalspordi juures, väga ülbelt kihutas mööda. Mul oli poekotid käes, ma ei saanud lihtsalt järgi joosta. Üks on visata poekotiga. Igatöös, kui sina oled see piloot ja vaatad ka juhtumisi meie üliägedaid saateid, siis ütle meile, et palun tulge ja vaadake mind sellega koos või vastupidi ilma selleta. Et me tahaks seda vaadata. Tahaks teistele ka näidata? Ma tahaks isegi panna klenni sinna peale ja vaadata, kuidas ta hakkama saab sellega. Ma ei teagi, kas ma olen nii julge mees, eks ole. Et on suhteliselt kallis, me näeme siin ka, et see on 2500 €, nii et ilmselt on see rikas mees, kellel see on. See ei ole tavaline mees, nii et ühesõnaga võtamegi ühendust. Ja mina sain lõpuks valmis ka selle ühendamise. Kahjuks ei ole päiksekäes mitte midagi näha, ilmselt siin telefoni peal on siis ka nagu olemas see pult, et ma näitan seda ajakirjakaant nii kaua sinu nägu. Et kui ma näpuga liigutan, siis see rulaga liigub. Peame tunnistama, et on kihvt, võib-olla äpp on tehtud, sa näed kõike, sa saad asju vaadata ja sättida siit, näed patarei temperatuuri ja igasuguseid muid asju. See jääb peale ka praegu või? Mitte eriti. Aga filmime. Jah, et võime pärast mõne katte sellest teha. Ma toon rula tagasi. Aga ma pean tunnistama seda, et täiesti kasutu on see äpp tegelikult sõitmise ajal. Et sõitmise ajal on ikkagist vaja sellist asja, sest et selle äpiga, ütleme nii, et sa võid kohe nagu auto alla sõita. Ei soovita. Tegelikult ma täiendan sind nii palju, et see äpp on vist täna saadaval ainult iOS-ile, kui see nüüd vale täiendus ei ole. Jaa, aga see on täiesti normaalne, sest ega teisi telefoni nagu nii me ei kasuta enam. Jah, ma pean ütlema näiteks, et mul on ju ka valitud ikkagi, nagu sa näed, eks ole, telefoni kõik värvid peavad harmoneeruma, siin ei ole seda äppi kahjuks. Aga siis, kes mäletab veel auhinna küsimust, siis vastake ja loomulikult rikas mees, kes sa vaatad seda saadet ja sul on see olemas, siis räägi meiega.